Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Ja tere õhtust, head vaatajad. Energeetika on endiselt kuum teema. Kust tuleb tuleviku elekter, mis ta maksab ja kas me seda ka osta jõuame? Vastused saabuvad õige pea, esimene stuudio alustab. Ja akadeemik Jaak Aaviksoo, tere tulemast saatesse. Tere õhtust. No Eesti on saanud uue koalitsiooni leppe, põlevkivi seal sõnaliselt küll ei mainita, aga kuidas teie olete aru saanud, mis on põlevkivi tulevik Eestis? No tundub, et Põxit ei juhtu enam homme ja ei ole kindel, kas ka üle homme, nii et me oleme aru saanud, et enne kui me loovume täielikult põlevkivist, sealhulgas ka energeetikast, peab meil midagi muud olema. Ja seetõttu võib öelda, et millal ta lõpeb, me ei tea, aga mõnes mõttes mida varem me leiame paremad vahendid oma energiavajaduste rahuldamiseks, seda parem. Kuidas teie aru saate, kas sisse on pandud selles mõttes tagurpidi käik, et kui varem sooviti siis suisa seaduse tasandil ära reguleerida, et 2035 loobume põlevkivi elektrist ja õlitootmisest 2040, siis nüüd minister Sutt ütleb, et kui vajadus on, toodame mõlemat edasi. No tundub küll, ma arvan, siin on kaks asjaolu. Esimene asi on selles, et kui meil ikka midagi muud ei ole, siis midagi peaks olema. Ja meil on, põlevkivi on meil olnud 80 aastat vähemasti üks olulisemaid energiaallikaid ja senikaua, kuni midagi paremat ei ole, on väga vara temast loobuda. Seda esiteks ja teiseks tõenäoliselt on ka need keskkonnaprobleemid, nii nagu nad tõstatatud on, lahendatavad ka põlevkivi kasutamisega, rääkimata sellest, et on majanduslikult mõistlikud. No sotsid just ütlevadki, et nüüd on tagurpidi käik pandud ja loodusarvelt tehakse kompromisse, et aga kuidas leida selline mõistlik tasakaal looduse ja majanduskasvu, majandusarengu vahel? No klassikaliselt räägitakse trilemmast, et peab olema keskkond rahul, tarbijad rahul ehk siis hind ja kolmandaks varustuskindlus. Et kui neid kõiki kolme tahta absoluuti ajada, siis me ei jõua mitte kuskile ja kahjuks viimasel ajal on kliimaeesmärk olnud esikohal ja rahast pole tahetud keegi eriti rääkimata varustuskindlusest ja see on olnud kahetsusväärne. Mulle tundub, et tänaseks oleme olukorras, kus me saame aru, et kõige kallim elekter on see, kui teda üldse ei ole. Nii nagu juhtus Hispaanias. Aga kui vaadata just seda Euroopa kogemust või minna veelgi kaugemale Ameerikas, no ja küll, need on Trumpi mõjud, aga Euroopas samamoodi see roheline ei lenda enam nii kiiresti ja nii kaugele. Ka uues koalitsioonileppes tegelikult sõna rohepööre ei ole. Kas lihtsalt maailm ei ole veel kogu selleks roheliseks ja puhtaks energiaks valmis? Tehnoloogia pole küps? No
muidugi, kui oleks odav tehnoloogia, siis me võtaks selle kohe kasutusele, ei ole vaja ühtegi seadust, ettevõtlus võtaks selle kohe kasutusele, kui sellest tuleks majanduskasv ja majanduslik kasu. Et sellest saavad kõik aru ja tegelikult see eesmärk, et rohepööre on kasvustrateegia, et see on üks oksüümoron, millega ei ole tõepoolest midagi peale hakata. Nihe on muidugi toimunud ja enamus maailmast pole seda nihet sel määral kui Euroopa kunagi teinud. Euroopa on täna ülemineku perioodis, me täpselt ei tea. Parlament on ühte meelt, komisjoni ametkond on teist meelt ja kuidas otsustavad liikmesriigid on kolmas küsimus, aga Euroopa majanduse konkurentsivõime teeb kasvavalt muret. Meil ei ole seda raha, millest seda kinni maksta. No te olete nüüd juba mõnda aega siis Teaduste Akadeemias energeetikakomisjoni esimees. Mis pilguga te teadlasena vaatate kogu sellele mudelite virvarrile, kus räägitakse, et valides selle suuna saame kõige odavama elektri. Siis tuleb järgmine mudel, öeldakse, et valides selle saame veel odavama elektri. Tarbija võidab tervelt 1 sendi kilovatt-tunnist. Mis tundeid see tekitab? No kõigepealt võib-olla, kui on väga tugev poliitiline, maksejõuline poliitiline tellimus, siis saab igasuguseid mudeleid koostada. Nii et seda tuleb ka alati arvestada ja tegelikult ka mudelid on väga erinevad ja erinevad mudelid annavad erineva tulemuse. Aga kui kõik mudelid annavad enam-vähem ühesuguse tulemuse, no siis on mõtlemise koht. Ja meie probleem on olnud selles, et me polegi neid mudeleid ju tegelikult kasutanud. Et tänane energeetikaseminar Toompeal näitas, et meil on need võimed, meil on ka arusaamine, mida me tahame ja ma olen üsna kindel, et uus versioon energiamajanduse arengukavast ka põhineb tegelikel teaduslikel uuringutel. Et tegelikult teadlastel, modelleerijatel need vastused on olemas. Praegu lihtsalt poliitikud olid natukene ajast ees, see poliitiline tahe oli suurem kui siis soov teadlasi kuulata. No ütleme niimoodi, et ega teadlased ei saa kõiki küsimustele vastuseid leida, aga kindlasti tuleb teha ka poliitilisi valikuid. Ja tõepoolest, kui inimeste käest küsida, et kas te tahate maksta elektri eest 10 senti rohkem, aga selle eest saada külmema planeedi või ütleme vähem tossu. Ja kui inimesed niimoodi otsustavad, valimistel annavad mandaadi, siis poliitikutel on õigus otsustada. Aga mis on, nagu mida teadlased saavad teha? Teadlased saavad teha anda vastuseid küsimusele, mis see maksab, kui me nii otsustame ja mis see maksab, kui me teisiti otsustame. Ja missugused ohud meid valitsevad, kui me teeme rumalaid otsuseid. Aga kui tellija, ma pean silmas tellijal riiki, kes seda teadmist vajaks, ei tea isegi seda, mis meie tarbimine on. Et te olete isegi tõenäoliselt tähele pannud, et tarbimisprognoosid erinevad suuresti, et kas me teame, kui palju aastaks 2035 on tarvis elektrijaamu juurde ehitada, et see elektritarbimine siis saaks varustajate poolt täidetud? No siin on 2 asja. Üks on see, et me objektiivselt ei tea nii nagu homset ilmagi, me täpselt ei tea me ka energia tarbimist. Aga päris selge on see, et välja käidud numbrid, mis on peaaegu 2-kordne tänane tarbimine, on välja käidud mingil muul põhjusel kui teadusliku analüüsist tulenevalt. Need on selleks, et läbijagamise tulemusena tuleks hind parem. Andke andeks otsekohesust, aga see on manipulatiivne lähenemine. Aga me enam-vähem teame, see kasv, mõningane kasv on võimalik, aga ma ei ole kuulnud ka tänasel seminaril ühtegi eksperti, kes ütleks, et see oleks üle 10 teravatt-tunni aastas, 10 aasta pärast, nii et ma arvan, et pigem on see 8-9 kui 10-11. No Elering ütleb, et jah, seal 10 teravatt-tundi aastas, riik räägib siis majandusministeeriumi ja siis ühe sihtasutuse suu läbi, et 18,5. Et kas te saate aru, et see 8 teravatt-tundi, see on väga suur? Ei, enam ei räägi ka muuses. Aga kust see ikkagi, see vahe on, no ma saan aru ikkagi vähemasti 6 teravatt-tundi, et kus see vahe tuleb? See vahe tuleb sellest, et oli vaja lõpptulemust saada ja nagu ma ütlesin, kui panna kogu kulud jagada suurema hulga kilovatt-tundide peale, siis tuleb hind väiksem ja täpselt nii ta sündiski, seepärast, et need spekulatsioonid, mis tehti energiamahuka majanduse osas, need olid täiesti spekulatiivsed ja ebausaldusväärsed, et ma ei läheks siin isegi detailidesse. No kui te teaduses näeksite sellist lugu, et siis tulemus on ette teada ja siis need konstandid ja liidetavad sealt leitakse loominguliselt, et kui te mõne sellise lõputöö juhendaja oleks, et mis te sellise tööga teeksite? No ma ei kommenteeriks, et ma arvan, et tegelikult on
kõik asjaosalised aru saanud ja oma vigade parandused teinud, pole mõtet kedagi hakata sildistama. Ma loodan, et seda enam ei juhtu ja kui juhtub, siis tuleb ka sisuliselt karistada asjaosalisi. Aga kui me ühel hetkel suudame kokku leppida või enam-vähem aimata, mis see tarbimine on, siis ju tuleb teha see teine pool rehkendusest, et kuidas see tarbimine siis katta. Ehk vastus tuleks anda küsimusele, kuidas elektrit tulevikus toota. Eks teil on see vastus olemas, teadlastel ma pean silmas, et kuidas see energia miks siis saada niimoodi kokku, et see oleks parim? No eks siin on ebamäärasust on ka päris palju, aga läheneda tuleks eelkõige sellest, et nagu juba öeldud, kõige tähtsam on see, et meil oleks elekter olemas. Ja kuidas seda tagada, selleks on omad varustuskindluse standardid, nimetatakse seda N-1 või N-2, aga see on aastakümneid paigas olnud tehnoloogia, kuidas seda määratleda. Ja sellest tuleks lähtuda siis ka tootmisvõimsuste planeerimisel ja päris kindlalt on tänaseks siiski arusaamine, et 100% juhuelektri stabiliseerimine ja haldamine on nii keerukas ja nii kallis, et see ilmselt ei ole mõistlik eesmärk. Järelikult peavad meil olema ka juhitavad võimsused ja taastuv elektri osakaal, kui ta jõuab 40 või 60%-ni, täna öeldi ka, et võib-olla isegi 80%-ni, aga 100% juhuelektrit on teoreetiliselt võimalik, aga majanduslikult ebaratsionaalne. Nii et selle tasakaalu otsimine ongi see eelseisev töö, mis tuleb Kliimaministeeriumil ära teha. No võtame selle esimese väite, või esimese aspekti. Energiasüsteemi eesmärk 100% taastuv energia. Et see on praegu siis meil seaduse tasandil kirjas. Mida see päriselus tähendab? See tähendab seda, et me toodame Eestis nii palju taastuv elektrit, kui palju me tarbime. Ehk siis ütleme tänase seisuga 8 teravatt-tundi. Aga päris selge on see, et see taastuv elektrit meil kogu aeg ei ole. Järelikult meil osa aega on meil üle seda elektrit ja osa aega on puudu. Ja siis, kui meil on puudu, siis me peame seda kuskilt ostma ja kui meil on teda üle, siis me peame kuskile müüma. Ja tänaseks seisuks on meil kujunenud olukord, kus me kahjuks ostame kallilt ja müüme odavalt. Ja selle põhjuseks on suuresti juhitavate võimsuste liiga väike osakaal. Nii et see on see ülesanne, mis tuleb lahendada ilma juhitavate võimsusteta ja ilma ekspordi ja impordita me ilmselt seda võrrandit ei lahenda. Ja ühel ajahetkel ma saan aru, et ikkagi 100% ka taastuvat, ehk siis päikselise ilmaga ainult ja kui tuul ka puhub, tuul ja päike, ütleme, Eesti energiasüsteemi töös ei hoia. Mingisugusel kujul on vaja ka juhitavaid võimsusi. No mingil määral on seda vaja, nagu öeldud, juhuelektriga on nii suured riskid. Ma ei taha nüüd selle piltlikkusega liiga kaugele minna, aga kui pilv läheb päikese ette, siis tahaks ikkagi, et lamp toas põleks. Ehk siis meil on vaja valmisolekut asendada see juhuelekter ikkagi nende võimsustega ka siis, kui meil tegelikult seda tootmisvõimsust just nagu statistiliselt jagub. Nii et igal juhul on vaja mingisugust tagavara varianti. Te mainisite seda Hispaania lugu ka niimoodi vilksamisi, et täna küll Teaduste Akadeemias ettekandena päevakorras polnud, aga kas kohvilauas tuli jutuks see, mis siis juhtus 28. aprillil Hispaanias ja Portugalis? Miks võrk koomasse langes? No selle üle on praegu spekulatsioonid ja ütleme, energeetikud on seda meelt, et see süsteem väljus kontrolli alt ja tõenäosus, et süsteem väljub kontrolli alt, on seda suurem, mida suurem on ebastabiilse energia tootmise osakaal. Aga nagu juba öeldud, see on spekulatiivne. Võib-olla see õppetund on tegelikult selles, et mis juhtub ühiskonnas, kui süsteem väljub kontrolli alt. Kui palju see tegelikult maksma läheb, kuni inimeludeni välja? Kuhu teie arvates Eesti energiamiksis peaks paigutuma tuumajaam? Kas see on seal miksis sees või on väljas? No eks ta ühel hetkel on seal sees, et ma arvan, et me näeme üle Euroopa ja tegelikult ka üle maailma, et see stigma, mis tuumaga oli seotud, et see tasapisi kaob osalt ratsionaalsetel põhjustel, aga veelgi enam hädasunnil, seepärast, et ega tegelikult head lahendust fossiilide kõrvale stabiilse allikana tegelikult ei ole. Ja ju tuleb sellega leppida, kellele meeldib rohkem, kellele vähem. Aga nii, et tuumaenergia, ma arvan, on perspektiivikas, aga mitte 10 aasta perspektiivis. Ma arvan, et 15 aastat on siiski ajaperspektiiv, millega võiks tuumaga arvestada ja võtta seda tõsiselt
ja senikaua, kui meil seda võimekust ei ole, senikaua peab meil olema valmisolek ka põlevkivi põletada. Kanada näitel läheb tuumajaama rajamine kallimaks, kui siis arvestati. Kas Eestis me peame ka valmis olema selleks, et ütleme, kui nüüd see tuumadebatt hoogustub ja see praegune valitsus, ma saan aru, teeb pingutusi, et hoogustuks, siis ühel hetkel me peame olema valmis ikkagi tunnistama seda, et kõik uued tehnoloogiad võivad minna kallimaks? No alati tuleb riskidega toime tulla ja põhjuseid selleks, et kallimaks läheb, on ka väga erinevaid. Aga kindlasti ei ole nüüd tuumaenergia spetsiifiliselt kalliks minev asi, et me teame siin oma kohaliku raudteeehitusestki, kuidas see juhtub palju lihtsam asi, et lihtsalt vaja rööpad maha panna ja läheb ka kallimaks. Nii et ma arvan, et seda ei tohiks üle tähtsustada. Kindlasti tuleb muidugi seda projekti juhtimise kvaliteeti kasvatada võrreldes Rail Balticuga, aga see ei tohiks meil põhimõtteliselt üle jõu käia. Mis nende otsuste tegemisel peaks olema selline esimene alus, et kuhu selles vaidluses paigutub hind, kuhu varustuskindlus ja kuhu siis see kolmas argument, milleks on puhtus või nii-öelda rohelisus? No hästi jämedates joontes on ju selline, et me ikka tahame, et elekter kogu aeg olemas oleks, nii et mõnes mõttes on varustuskindlus esikohal. Aga see, mille järgi optimeeritakse, see on igal juhul hind. Ja ma pean silmas hinda, mitte börsihinda, millest palju räägitakse, vaid hinda kogu ühiskonnale. Sõltumata sellest, kus see kaetakse, kas siis riigieelarvest või dotatsioonidena või taastuvenergia tasudena või mis iganes versioonil, see hind ühiskonnale, kui suur see on. Ja see tuleks viia miinimumi, sest nii me käitume kõik majanduslikus situatsioonis. Ja lõpuks loomulikult tuleb seda teha respekteerides kõiki seaduslikke keskkonnapiiranguid ja võimalusel tehes rohkem, kui seadus nõuab keskkonda kaitseks. Kas Teaduste Akadeemias on olemas see teadmine, et milline siis on see soodsaim, taskukohaseim koguhinna mõttes energiatootmise liik, et olen näinud erinevaid uuringuid. Kord räägitakse sellest, et tuumaenergia on odav, kord räägitakse sellest, et meretuulepark on kõige odavam. Ja kui hakata neid aspekte vaatama, siis neid muutujaid on seal väga palju. Kas teil on see teadmine olemas? Mis see kõige soodsam on? Niimoodi tegelikult ei saagi teaduslikus mõttes vastata, et tuleb kogu seda süsteemi tervikuna optimeerida ja üks väga oluline osa ja kasvav osa kuludest ei olegi seotud energia endaga, vaid selle energia kohale toimetamisega, süsteemi stabiliseerimisega, süsteemi juhtimisega, mida rohkem on ebakindlaid allikaid ja kasvavalt ka ebakindlat tarbimist. Et seda enam on meil vaja kulutada võrkude juhtimistele, niinimetatud süsteemiteenustele. Ja see võib kasvada suuremaks kui energia. Nii et ühel hetkel meid ei huvita enam üldse, mis on börsi hind, see võib olla 0 või miinus või pluss. Tähtis on see, palju kuu lõpul arvet tuleb maksta. Ehk siis kui keegi poliitikutest räägib, et kõige soodsam elekter on päikese ja tuule elekter, sellepärast et seal ei kulu kütusele mitte ühtegi senti ja see kõik on kodumaine, siis see on pool osa rehkendusest või kui õelamalt öelda, siis see on demagoogia. No ma arvan, et seal on väga palju ideoloogilist vahtu, millele ei tohiks nii palju tähelepanu pöörata. Energeetikud oskavad neid ülesandeid lahendada. Kõige olulisem eesmärk, mida poliitikud peaksid täitma, on see, et sõnastada see poliitiline ootus, mida me tahame saada sellelt energiamajanduse arengukavalt nii tootja poole pealt kui tarbija poole pealt, mismoodi ta suhestub Eesti majandusse strateegiaga, tööstusstrateegiaga. Ja kui see soov või see lähteülesanne on arusaadavalt ja kõigi poolt läbi arutatuna sõnastatud, siis on teadlased ja ettevõtjad võimelised ka vastuseid andma. Senikaua, kuni seda ei ole, ei saa ka mõistlikke vastuseid. Ma saan aru, et minister Sutil on 2 ootust. Tema esindab siis Eleringis omanikku ehk meid kõiki. Esimene ootus on see, et varustuskindlus oleks tagatud ja teine ootus tulevikus on see, et hind oleks konkurentsivõimeline. Mis see konkurentsivõimeline hind on? No see on niisugune eufemism natuke, et eks me põhimõtteliselt ju teame, et ta on natuke parem kui teistel, aga kes need teised on? Just nimelt, kas ta peab olema parem kui Soomel või Soomega sama hea või me peaksime lööma Euroopa keskmist? No Euroopa keskmine on niisugune hea võrdlus, sest on siin erinevaid põhjuseid, miks ta lõuna pool on kallim, aga üldiselt see konkurentsivõime, me konkureerime ikka seal, kus on meie majandussidemed. Ehk siis meie konkurentsiruumis peaks ta olema konkurentsivõimeline. See tähendab Põhjamaid, Baltikumi ja mingil määral Poolat, Saksamaad.
et kui ta siin on konkurentsivõimeline, kui ta siin on selles madalamas otsas või vähemasti ei ole seal ülemises otsas, siis on hästi. Ja umbes niisuguse ülesande püstitusega peakski tegelikult edasi liikuma, et ma loodan, et minister Sutt sellega siis lähteülesandesse kirja paneb. No Kliimaministeeriumi endine kantsler, tänane riigisekretär teadis koha täpsusega, et mis see kilovatt-tund siis 10 aasta pärast maksab. Et kas Teaduste Akadeemias on ka need arvutused olemas, et mis siis 10 aasta pärast maksab kilovatt-tund elektrit kodutarbijale? No ei oska seda ära keegi öelda, aga ma arvan, et see lähtepositsioon võiks olla selline, et meie tarbimiskorvis energia osakaal ei tohiks kasvada. Et selline, enam-vähem selline lähenemine, kui me täna ütleme, ta on 2,5–4% sõltuvalt ja tööstuses on väga sõltub profiilist, aga et siis, et ta muutuks, ütleme 2 korda kallimaks meie sissetulekutega võrreldes, et see ilmselgelt on lubamatu ja selliste mudelitega mina edasi ei liiguks mingil moel. Aga täpselt, ütleme, isegi see endi täpsus ei ole oluline. Oluline on see, kuidas me tunneme ennast selle sissetulekutega võrreldes. No hästi oluline majanduses on see, et meil oleks soodne elekter. Aga kui mõelda seda, et majanduses on üldse 3 sellist suurt olulist tegurit, et üks on asukoht, üks on tööjõu kättesaadavus ja ütleme selle ettevalmistus ja hind ja 3. on just seesama energiakomponent, et kui meil asukohaga on kehvasti seoses Venemaaga, kui meil tööjõuga on ka teatud laadi probleeme, siis kas teie oskate öelda, et mis see elektri hind võiks olla, kui odav see peaks olema, et me oleksime konkurentsis? No ega nad nüüd päris üksteist ei kompenseeri, et meil on kõiki vaja, et loomulikult on geopoliitiline asukoht väga oluline sisend, aga need ülejäänud sisendid on tööjõud, kapital, energia ja kasvavalt ka informatsioon. Et need 4 komponenti peaksid olema mõistlikus tasakaalus ja kuskil meil peaks olema konkurentsieelis. Ja see, kus kohal ta on, see on ka osa sellest võrrandist, mille üle me ei ole piisavalt arutanud. Et ega loota, et me ainult energia hinnaga saame enda konkurentsivõimet kasvatada, on ka naiivne. No te lugesite koalitsioonileppe põhjalikult läbi. Leidsite need mõtteid, mis rahvuslikku rikkust kasvatavad? Lubamatult vähem. Ma kardan, et kuigi tuleb tunnustada, et see teema on aktuaalsem kui võib-olla eelmises koalitsioonileppes ja kindlasti ka see majandusnõukoda, mis ütleme siis regulatsioone puudutab, et see on teretulnud ja ilmselt tajutakse, et tööviljakuse mitte kasv, vaid languse peatamine Euroopa keskmise suhtes on meie kõige suurem väljakutse. Aga paraku me ei ole aru saanud vist tõsiasjast, et see on seotud Eesti majanduse struktuuriga, mitte nii palju regulatsioonidega, isegi mitte tööjõu kättesaadavusega, vaid sellega, et meie majandus on üks ülemineku ja kasvumajanduse struktuuriga majandus. Ta ei ole moodsa konkurentsivõimelise majanduse nägu ja sellele tuleb pöörata palju rohkem tähelepanu. Aga kuidas sinna meistriliigasse siis tõusta ja ka püsima jääda niimoodi, et tõesti ei oleks oht, et me langeks tagasi esiliigasse? No vaatame, mida tegid soomlased 90. aastatel, kuidas nad kujundasid oma majanduse tulevikku, missugust, kui palju, ütleme, oli see tasakaal sellel niisugusel 100% turumajanduslikul keskkonnal, mida me oleme viimased 20 aastat edendanud ja kui palju on poliitilistel valikutel, eesmärgi seadmistel mõistliku tasakaalu leidmine on see võti tulevikku. Ja kindlasti on siin ka oma roll tööandjatel, kelle mõttelaad võiks muutuda. Siin on oma roll ülikoolidel, kelle mõttelaad võiks ka rohkem teooriast praktikasse jõuda. Ja kui poliitikud selle kõik kokku panevad, siis võib-olla saamegi rikkamaks. Suur tänu. See oli Jaak Aaviksoo. Head vaatajad, me oleme tagasi eetris teisipäeval. Seniks aga olge terved ja rahulikku nädalavahetust.